ja ikkagi, kui meil on mure ja kui meie kaaslane tuleb või kui me ise jagame midagi, vahest on lihtsalt vaja, et keegi meid ära kuulaks. Ja vahest me ei tahagi seda lahendust, et me jagame midagi ja kui sinu kaaslane tuleb sulle midagi jagama, siis sa võid talle tagasi peegeldada, et sa ütlesid, sul on praegu tööl raske, on ju, aga mida sa tunned, et kas sa soovid, et ma aitan sul leida mingit lahendust ja võib-olla ta ütlebki, et ei, ma lihtsalt tahtsin jagada. Et naised on tihti need, et nad tahavad jagada, aga nad ei taha nagu, et neile pakutakse lahendust. Mehed on hästi lahenduste kesksed, et kui naine tuleb midagi jagama, siis mees kohe nagu justkui hakkab otsima lahendust, naine, miks sa ei kuula mind? Et võt see ongi see jällegi see läbirääkimiste pool, et kui palju tegelikult me siis vajame seda toetust ja mehed on väga õrnad, et kui ikkagi mees, kui ta tuleb jagama midagi, siis ta on kas väga pikalt hoogu selleks võtnud või ta tõesti tunneb, sest naised võivad olla väga intuitiivsed, et mehed on pigem nagu rohkem loogilised, naised on ka, aga naistel on mingisugune 7. meel. Ja kui meil on ikkagi väga hea suhe ja mees tulebki, jagab, et näed, mul on need ja need asjad, siis naised võivad tuua nähtavale mingi hoopis täiesti teistsuguse nurga. Nii et me võime jagada tööasju kodus, aga mitte ainult nii, et meie kodune elu koosnebki töömuredest. Aga kas töömurede üldse mitte jagamine võib ka vastupidise efekti anda, sest minu kogemus näitab seda, et mulle ei meeldi väga tööst rääkida pärast tööpäeva. Ja siis see võib olla naiste jaoks nii frustratsiooni tekitav, et miks sa ei räägi mulle oma päevast, sest et sa ju olid terve päeva ära, tegid tööd, eks. Mis sinu nägemus on? Minu nägemus on see, et kui sa ei ole selline jagaja, siis sul tasubki naisel öelda, et aga tead, kallis, et ma praegu tunnen, et ma ei soovi jagada, aga kas sinu naine saab aru, et need on sinu töömõtted või ta hakkab mõtlema, et äkki meie suhte kvaliteet on langenud, et äkki ma pole sinu jaoks enam nii atraktiivne, äkki ma pole sinu jaoks enam nii huvitav, äkki sul on töö juures tekkinud mingi kõrvalsuhe, äkki sul on mingisugune silmarõõm seal. Karl, sa ei taha teada, mida naised mõtlevad siis, kui sa jätad neile väga olulise info edastamata. Nii et see point on pigem see, et naised lihtsalt tahavad nagu teada, et kas kõik on meil oma vahel hästi. Ehk siis, et sa peaksid nagu jagama, aga sa ei pea jagama nii detailselt. Siis et see vastus lihtsalt, et väga hästi läks või oli okei, et see ei ole naise jaoks piisav, et see omavaheline kommunikatsioon on suhtes oluline. Ja kusjuures, mida mina olen tähele pannud, mida mehed on ise ka koolitusel rääkinud, et kui näiteks ettevõttel läheb kehvasti ja sul on kogu aeg need Exceli tabelid ja sa kogu aeg tunned, et sa kaotad kasumit ja üks klient kukub ära ja teine klient kukub ära, siis see mõjutab meest magamistoas. Naine võib silitada, paitada, kõik ettevalmised suurepäraselt teha, aga kui mehe keha ei reageeri, siis naisel on esimene koht see, et oota, kas midagi on valesti. Aga mehel on peas Exceli tabelid, tal on need koosolekud, ta mõtleb juba, kuidas homme edasi läheb, mis saab nädala pärast, mis saab poole aasta pärast. Ja väga otseselt on seotud mehe edukus ja tema seksuaalne võimekus, kas sa teadsid seda? Olen kuulnud. Jah. Nii et kui mehel on ikkagi tööl, ütleme, keerulised ajad, siis on kõige parem, kui ta ütleb ka naisele seda, et tead, kallis, sest me ei pea alati olema kõige paremas vormis. Me võime, nii mees kui naine, me võime vahest ollagi vormist väljas ja see on inimese loomusele täiesti loomulik etapp. Et me ei saa kogu aeg olla 100%, et kui me kukumegi alla, siis ka mees võib naisele öelda, et aga kallis, ma vajan praegu lihtsalt sinu toetust. Et Eesti mees on pigem selline, kes jätab kõik enda teada, ta tahab ise hakkama saada, aga siis me näeme, kuidas tegelikult Eesti mehel, näiteks tervelt elatud aastat 54,9, südame-veresoonkonna probleemid, eks ju, kõik see, kuidas see tööstress, kuidas see elu meid tegelikult nii sügavalt mõjutab ja see lõpuks taandub kõik sellele, milliseks jääb meie paarisuhe. Et see koosneb nii väikestest paljudest detailidest ja me ei tohiks neist kuidagi mööda minna. No tegelikult sa viitasid väga nagu olulisele asjale, see tööstress, eks ole, et kui inimene tunneb mingit stressi või sellist stressi tunnet läbipõlemist tööl, siis tegelikult on kogu aeg väsinud ja võib-olla see õhtune nii-öelda siis magama minek võibki lõppeda sellega, et kõik lähevad lihtsalt magama, et seal mingit intiimsust ei ole. Mida sa soovitaksid sellistele inimestele? Et kuidas ikkagi nagu mitte lasta töö stressil või töökoormusel siis kanduda üle õhtusesse siis
ma ei tea, voodiseiklustesse. Ma tahan siin juures öelda kõikidele naistele, kes te kuulete seda podcasti ja kõikidele meestele, et meil on õigus öelda oma kaaslasele, kui me oleme õhtul väsinud, et tead kallis, et hoia mind lihtsalt kaisus. Et mina armastan sind ja ma väga hoolin sinust, aga ma tunnen, et ma olen praegu nii vaimselt kui füüsiliselt nii väsinud, et ma lihtsalt vajan su lähedust. Ja kui me oleme välja puhanud, siis kas või hommikul selline kas või kerge kähkukas või kerge silitus ja paitus, mis annab meile täiesti nagu uue värskuse. Et ärme seksi siis, kui me ei ole selleks valmis, et me naistena näiteks, kui me teeme seda siis, kui meie keha ja hing ja meel ei ole valmis selleks, siis meie tundlikkus pidevalt kogu aeg väheneb. Ja nii mehed kui naised, te võite alati öelda oma kaaslasele, kus kohas oled täna sina. Et seks ei ole sunnitöö, see ei ole see, et ma pean seda tegema. Ja alles hiljuti oli mul koolis oli üks naine ja tema mees oli teda karistanud. Et naine ta käib öövahetustega tööl, päeva-öövahetused on tal kuidagi sellised 24-tunnised ja tuli koju ja mehel oli väga suur isu olnud ja ta ütles mehele, et tead kallis, aga mul praegu ei ole, ma tõesti ei taha. Ja see mees 3 päeva ei olnud temaga sõnagi rääkinud. Et võt sellist käitumist, see ei ole lubatud, et see on ka selline vaimne terror, et me peame aru saama, et kui me oleme väsinud, siis me oleme väsinud. Ja kui me teeme seda, siis teeme seda kvaliteetselt. Ja me räägime oma vahel. Ja me räägime oma vahel. Ja minu arust on nagu õigus meil jagadagi seda kohta, kus olen mina hetkel. Et ärge jällegi eeldage mitte ühtegi asja, et küsige, et mis on, et ära hakka mõtlema, et ta ei taha sind või sa pole tema jaoks enam atraktiivne. Ja kindlasti paari suhtes on väga oluline, et neid suhtesõlmi ei jääks sisse, sest kõik need suhtesõlmed mõjutavad hiljem seda, mis meil toimub magamistoas. Ja see, mis toimub magamistoas, see mõjutab meid elu kõiki kihte, kõikides valdkondades. Selle sama mehe näite juurde tagasi tulles võis ka olla see, et see mees tundis täpselt sama, nagu sa kirjeldasid, et kui mees ei räägi enda tööpäevast, et siis see mees tegelikult mõtles üle, et ta mõtles, et miks see naine nüüd ei taha minuga asju teha, sellepärast, et nagu, ja ta ei saanud aru sellest, et naine on väsinud, sest nad omavahel ei rääkinud. Ja, täpselt. Et me peame rääkima, et me peame tundma ennast ikkagi oma paarilisega nii turvaliselt, et kõik, mis toimub meie sees, me julgeme seda jagada. Karl, kas sina tead, mina oma koolitustele näitel tuginedes, kas sina tead, kui palju protsentuaalselt Eesti mehed jagavad oma naistega enda sisemaailma? Ma küsin seda igal koolitusel. Kas nagu üleüldse nagu... Teeme 100% nagu kõik asjad, emotsioonid, voodielu, töö, mured, lapsepõlve, traumad, kõik asjad. No, ma arvan, et see protsent on väga madal, mingi 15. Ei ole nii madal. Okay, 25. Ta jääb kuskil 40-50% juurde ja, aga on ka mehi, kes on öelnud, et jah, et ma kunagi jagasin, aga siis jagasin ka selliseid asju, mis olid väga isiklikud, väga intiimsed, väga valusad ja kui oli tüli, siis naine vihahoos ütles mulle kõik need asjad tagasi, et sellist asja mitte kunagi teha ei tohi. Aga ma ikkagi tahan öelda kõigile naistele, et mehed on väga õrnad ja mehed on kordades õrnemad, kui oleme meie, sest kui paari suhtes on näiteks kriis või elus on midagi väga-väga kehvasti, siis mees peab ära jooma väga palju alkoholi enne, kui tema keelepaelad valla lähevad ja ta hakkab jagama seda sisemaailma. Nii et püüame naistena olla siis sellised toetavad ja mõistvad ja nii mehed kui naised, ärge öelge üksteisele inetult, koledalt, ärge kasutage selliseid valusaid sõnu, sest need ei kao mitte kuskile.